sest et ükskord meil oli mingi Elrar Salaga suht nõme oli see. Miks mitte? Sest siis saab teada, kas töötab. Kas sa ka räägid? Nii. No, ütle midagi veel ära. Jah. Mis töötab? No ma loodan. Mind on kuidagi vaiksemalt kuulda kui sind. Sa rääkisid vaiksemalt selle pärast? Noh, kallis abikaasa. No. Kuidas sa ennast tunned? Hommikul tundsin veits paremini. Vist. Kuidas siis maikuu läheb? Huvitavalt. Või salvestasime maikuus juba vast? Ei. Ei või? Meil oli 2 osa Soome kohta. Kui by the way, kuidas Soomes reis läks? Hästi, aga ei kisu sinna enam väga. Kas Eesti on piisavalt turvaline või? Ma ei tea, ma ütlen ausalt, et ma ei ole nagu väga enam ressurssi sellele mõelda vist. Et see oli naljakas, et üks päev ma istusin, rääkisin telefoniga ja siis vaatasin aknast välja, vaatasin, et vist on droon. Ja siis ükski närv ei liikunud. Ja siis, kui ma kõne lõpetasin, siis ma nägin, et drooni õietus oli. Ma arvan, et see ei olnud see droon, aga lihtsalt, et nagu ma olen vist juba teises kohas veits. Et ehk siis üks kord Soomes käimine andis rohkem kui mitu nädalat mõelda selle peale või? Ja. Selles mõttes, et midagi lihtsalt ei sümpatiseerinud selliselt see riik hetkel, et ma mõtlen sellises õrnas kohas hakata jooksma siin 2 riigi vahet, et selliselt nagu alguses mõte oli. Ma ei tea, ma arvan, et jah, midagi muutus seal olles küll, et hetkel selliselt 3 seal, 1 siin ei. Ma tahan ka oma jalgus jõudma. Vabandust. Proovime kuidagi nii, et ma saaksin mõlemad olla. Sinu jalad on seal peal nüüd. Sa ei saa kuidagi kõrvale või? Ei. Ok, siis on nii. Sa paned selle paika ka või? No ma otsin mingit mugavat tasandit, mul ei ole nagu väga mugav istuda, ütlen ausalt. Sellest ma saan aru, jah? Et mul ei ole enam mugav olla väga. Et ma otsingi, et kus ma nagu ei peaks nihelema. Aga maikuu... No... Teisipäeval on mul siis keisrääg. Ehk siis viimased mingi... 3 päeva. Jah. Kuskil mingi 30, täpselt punkt 35. nädalast läks nagu väga valusaks ja raskeks. Et... Ehk siis kohe hakkab uus elu. Ja. Oled valmis? Ei. Ma ei ole. Mul on täielik siuke matuse meeleolu veits, kui see make ib sensi, aga mul on väga selline... See operatsioon ei... Kuigi ma saan aru, et see on lihtne ja kuidagi ei... See juba see punkt 1, et ma pean sinna minema nagu opereeritakse mind kuskil laual. Ei... Aga ma ei tea, milleks valmis olla nii palju vist, võib-olla. Ma ei tea, ma ei oska öelda, ma ei usu, et ma valmis olen. Ma olen nagu
ma olen füüsiliselt valmis küll sellest lahti laskma nagu. Et nüüd ma tunnen küll, et issand, kui ma peaks olnud, mul on praegu 36 pluss mingi, ma ei tea, kui ma peaks 40-ndani sellise enesetunde ja siukse palavaga näiteks olema, siis ma küll paluks, et see sünnitus hakkaks pihta nagu, et ma ei tahaks. Et ikka raske on. Millega sa võrdleksid seda oma olekut? On sul varem kunagi elus kand nii allpolle või nagu? Eelmise rasedusega lõpus. Kas on midagi võrreldavat? Sina oled 2 korda mulle niisugused olekut tekitanud. ei. Kui selles osas, et ma mõtlen, et on koroonaga, see, kui mul see üks kunagi esimest korda vist või kui mul see long covid oli, siis mul oli ka, nagu ma mõtlesin, et lihtsalt nagu liikuda ei saa ja noh, mul valusid ei olnud, aga ma lihtsalt, mul ei olnud üldse jõudu ja et siis oli ka siuke tunne, et nüüd on minek nagu, praegu minekutunnet ei ole otseselt, aga nagu üleüldiselt on ikka nagu mega halb olla nagu füüsiliselt ja ei ole meelakkumine, see rase olemine? Ei ole jah. Vaimselt on nagu siuke oleneb päevast, eks need hormoonid ka kõiguvad praegu ja nagu emotsioon on väga palju ka. Et kas seda nagu süütnud ära lüike või? On vist jah, praegu ma näen. Ma ikka nagu ärritun kergemini. See ongi see siuke abituse tunne. Et ma ei mul on nagu, ma näen, et ma ärritun rohkem lapse peale. No sinu peale nagunii, aga see, et ma juba lapse peale nagu ärritun, on see, et ma lihtsalt, ma tunnengi, et ma nagu, ma füüsiliselt ma ei saa hakkama nagu, et ma ei jõua talle järgi ja ta on nagu nii kiire ja ta teeb mingeid imelikke asju ja siis mul nagu vahepeal ikka nagu on siuke tunne, et no täiesti perses. Huvitav, kas sa elad läbi seda, kui sa oled 80? Et enam ei jõua järgi, oled vana juba, ei suuda kõndida, kõik kohad valutavad. No siis ma küll tahaks minna ebausalt. Kui siuke olekski see lõpp nagu, siis ma saan aru, miks vanad inimesed ütlevad, nad on ready to go nagu. Ma tõesti ei, see ei ole mingi elu. Et selles mõttes, et need inimesed peaksid olema nagu mega happy'd, kellel on kerge raseduskulg. Päriselt ta peaks olema nagu mega, see on jackpot. Sa arvad nendele? Ma arvan, et ei tea, millega võrrelda, seepärast, et nagu, ma mõtlen, et minul on nagu nii halb on ju, aga samas, kui meil see beebigrupp on, siis seal loed mõnda inimest ja saad aru, et tegelikult saab veel hullem olla, nagu, siis ma mõtlengi, et noh, nagu igaüks on oma kohas, aga nagu lihtsalt, et kurat, ma täiega tahaks tunda seda tunnet, mis on nagu see õnnelik rasedus, nagu, et sa käid ja liugled lingi ja lihtsalt ongi lihtne nagu kuidagi olla ja komplikatsioone ei ole ja kõik nagu läheb ladusalt. Arstide vahet jooksma ei pea ja et mul neid ultrahelisid on olnud nii palju, et ma arvan, et ma ei suuda kokku lugeda neid, palju neid olnud on. Et kogu aeg on ainult tulevad kliinikumist teavitused, arsti teavitused. Ja mis kõige raskem siis on? See see nagu, et see olukord ei ole minu kontrolli all. Et ma olen 20. nädalast põhimõtteliselt olnud selline nagu veits lükata, tõmmata, nagu isegi, no selles mõttes oma keha poolt, et ma tahan parimat ja siis see abitu olek on kõige raskem ka nagu, et ma pean nagu kõik tegema selleks, et läheks hästi ja siis see abitu tunne, et ma tegelikult ei kontrolli seda, et õnneks mul on läinud väga hästi tegelikult ka sellega, et mul on lihtsalt suur risk, aga see abitu tunne ja see, et ma olen nagu pommi otsas veits,
et kui verejooks hakkab, siis peavad lapse välja võtma, kui nagu ei saa peatada, noh, et nagu need stsenaariumid, mis võib olla, et iga rasedus on nagu nii risk, aga see on kõige raskem olnud mentaalselt ka, ma arvan. Jah. Ja see abituse tunne on olnud ikka mega see. Mis sind näidanud on siis selle raskusega? Psühholoog. Kõige rohkem vist. Ikkagi see valideerimine veits ja raseduskriisi nõustaja. Ja toetus ka. Et ma tunnen nagu, kui nagu päriselt, ma ei tunne, et mul oleks nagu sellega, mul on nagu vedanud tegelikult väga, et sa oled olnud ikkagi paindlik, kuigi see on ka olnud minu jaoks väga konarlik tee. Ja et su ema on ka nagu nii palju abis käinud, et see on, et ta täna ka tuli hommikul vara, hakkas 4, ärkas juba Soomes ja sõitis ja nüüd ta läheb, on vist järgmise nädala lõpuni siin. Et see on juba, tundsin, kuidas mul nagu kivi langes südamelt, et ükskõik, mis praegu nagu juhtub, et siis vähemalt iti on kellegi. Ja võtsime siiamaani ära oodata. Turvalisega, ja. Et nüüd on juba see, et mõned üksikud päevad, et aga aidanud on jah, see toetus ja loomulikult Siim ka, nagu kui ma mõtlen väljast nagu kodust, et see, et Siim on ikkagi kogu aeg olemas olnud. Shout out to Siim. Jah, see on nagu, see on nii palju meid aidanud üldse ja mind. Et ja Ilona on ka käinud väga palju praegu. Nagu, kui vaja on olnud, on ikkagi tulnud, et sa saaks tööd teha. Et Siim lihtsalt käib nii palju kogu aeg. See elab siin samas kõrval. Toetus, jah. See on aidanud. Ja ikkagi see ka, et ma olen väga nagu, ma ei ole vaikiv inimene, et ma olen väga palju arstidelt küsinud küsimusi, hästi palju. Muidugi see on olnud vahepeal raske ka, sest et erinevad arstid räägivad nagu erinevalt neid kulgusid ja võimalikke stsenaariume ja positiivseid ja negatiivseid asju, et nutta olen saanud ikka oma jagu siin. Aga see on olnud ka see koht, kus vähemalt mul on infot nagu päris palju. Ja Tartu arstid on ikka megad ka. Ja Tartu arstid on väga head. Jah. Et mõni on nagu võib-olla vähem empaatilisem, aga see nagu kuidas raseduse ajal ikkagi nagu patsienti suhtutakse, et mul ei ole nagu ühtegi asja vist ette heita. Et väga, väga hea tase on siin. Nime ei ole ka veel lapsel. See on ka suur jama. Jaa, meil ei ole jah. Et praegu ongi see, et ma mõtlesin, et äkki ikka tuleb poiss. Aga ma vaatasin praegu seda särgi pealt, et nelk. Ei, sul on mingi väga huvitavad pakkumised kogu aeg. Ja proovikivi on olnud suhega ikka. Nagu see mis suhtes kõige raskem on? Emotsionaalne lähedus või see selline nagu kui pere on ikkagi kriisis nagu mingil määral, et ongi, et ju meil on Saara ka veel ju, et Saara on ka praegu vaata jäi haigeks ja kuna ma ei tohi haigeks jääda, siis meil jääb nüüd väga pikk vahe, ta vist peaaegu 6 aega ei tule koju. Et selle haiguste asjadega ja suhtes kõige raskem ja see emotsionaalne pool ikkagi see, et kui sul on ettevõte, millega sa pead tegelema, mis on ka finantspool meil peres ja siis on meil väga äge väga aktiivne laps ja ma füüsiliselt ei jõua tule järgi ja ma ei tohi nagu tõsta ja midagi. Mis oligi minu
strateegia, et sa ei jõuaks mulle ka järgi jah, ja eest ära ei jõuaks ka joosta. jah, Ma saaksin sind lihtsa vaevaga kätte. jah. Nüüd ma siin olen, vaata kogu aeg käe ulatuses, on ju. Et see on olnud ilmselt see koht, see kriisi see emotsionaalne toetus ilmselt, mida on kuidagi, see on olnud nagu kriisist kriisini veits minu vaatest. Et mis vahe eelmise rasedusega on? Eelmist ei mäleta või? Vahe on see, et puhata sai rohkem ja nagu olla lihtsalt, et oligi, et mul see preeklampsia värk tuli alles lõpupoole, et mul oli ka, ma mäletan, et mul kerge ei olnud, teine trimester oli nagu okei, enam-vähem, aga mul ka kutsuti ju esile ikkagi, et mul hakkas ka mingi 36. nädalast mingi trall hakkas pihta, või isegi varem, sest 37 öeldi mulle, et homme tulge, vaata, et järelikult isegi ilmselt varem. Et aga aeg oli rohkem, vaata, meil oli aega rohkem rääkida omavahel, nagu lihtsalt chillida, lakke vaadata, siukest nagu, ma arvan, et seda oli nagu rohkem. Ja üks pere liiga oli vähem, jah? Jah, et teadmatust oli rohkem, noh, üldse lapse saamises minul nagu, ma mõtlen, aga see omavahelist aega oli meil nagu palju rohkem. Et see oli teistmoodi. Ja noh, siis ei olnud ka seda abituse kohta mul, ma arvan, selliselt, et noh, ma sain ikkagi üksi hakkama. Sul ei olnud vaja kedagi eest hoolitada? Jah. Praegu saad ka üksi hakkama, mis endaga? Jah, see on kiirabi on olemas, vaata, ja see on samas kõrval. Et lihtsalt ainult, et kuskile nagu last pole jätta sinna, kui sa oled Tallinnas ja peab haiglasse ära minema. Et siukest head lahendust selles mõttes, et eks kriisi korral saab kuidagi ikka, et ega võetakse, aga et mis Itile nagu kõige emotsionaalselt kõige ka turvalisem lahendus oleks, et siukest nagu, jah. Aga mis sa arvad, milline tulevik tuleb siis? Kas läheb lihtsamaks kuidagi või? Ei usu. Ma arvan, et esimene aasta tuleb raske, aga ma arvan, et mingis osas tuleb kergem ka, kui eelmine oli. Sest et kogemust on juba, ma tean enam-vähem, mida oodata, me teame, mida oodata väikse lapsega. Noh, selles mõttes ikkagi nagu koos, meie koos. Ja selles osas nagu iga laps on erinev, ega selles osas ei tea, et kõik võib teistmoodi olla, aga ma arvan, et eks ta üks väljakutse saab olema nagu see, kõik räägivad sellest ajast, et vaata, varsti nad mängivad koos, no see on mingi aasta pärast võib-olla, aga IT on juba praegu siuke emmekas, et nagu aga ma tegelikult ei tea, ma ei tea, mida oodata, sest et võib-olla nii, et võib-olla laps sööb, magab, kõik on üli hästi, IT nagu et asjad loksuvad paika ja eks raskemaid perioode tuleb ka, et võib-olla üldiselt ei ole nii hull, aga vaatab, eks mul praegu on raske, mul on raske mõelda, ma ei mäleta hetkel seda aega, kus mul veel normaalne olla oli. Et kui mul füüsiliselt ka taastub veits kõik, et siis paistab. Aga tore on ikka mõelda, huvitav. Ma tahaks näha juba, kes see siin, ma ei tea, 8+ kuud siin kõhus tagund on. Et see on ikka sürr. Milline ta veel näeb ja milline ta iseloom on ja mis ta tegema hakkab. Jah, üldse kõik need asjad, et see on ikka sürr mõelda, et keegi nagu reaalselt kogu aeg surgib mul varvastega ribides ja siis sa tegelikult nagu, su ellu tuleb lihtsalt mingi uus inimene nagu, ja sa oled nõus tema eest kõike tegema ja kõike andma ja sa pole isegi näinud. Et see on nagu nii veider tunne. Et loodame, et nimi ka tuleb ikka. Kindlasti tuleb Veider. Darth Vader. Nelk või mis sa ütlesid, nartsiss? No seal on Calvin Klein, et see Nelk tuleb seal. Lein on ka. Lein, Alvin. Lein on muidugi väga hea nimi lapsele. Nivla. Ivla. Sa ikka hiilgad ka nende nimedega. Alvi.
Kalv, Emma, no Emma meile meeldis. Lili, Iti hakkas siin, Lili. Iti hakkas siin Emma, ma ei tea, kas see oli Emmast, aga siis tegelikult see nimi täiega meeldib mulle ja siis esimene oli see, et mu isa koera nimi on Emma, aga siis oli, et tegelikult sul sugulane väike tuli ka, on ka Emma. Mitte, et nii palju nendega koos oleks, aga lihtsalt, et kuidagi, kui see poleks meelde tulnud, ma arvan, et see nimi oleks nagu praegu okka olnud. Aga no võib-olla vaatame otsa. Ta on praegu ka okk juba. Veel. Vaatame otsa ja võib-olla ei saa midagi muud panna. Emmine, Iti nimi tuli lihtsasti kuidagi. Kuskil autos. Jäi. Ühesõnaga selles mõttes, et ootusärevus on aga samas on siuke hirmus ka, et kõik ütlevad, et lihtsam on, kui sa tead, millal sa sünnitama hakkad või mis iganes, aga ma ei ütleks, et see nagu muidugi, ma ei tea, mul mõlemad korrad esile kutsutud selles mõttes, et aga ma ei ütleks, et on nagu väga lihtne. Ja eks 2 väikest last panevad ikka suhtega korralikult proovile, nii et eks paistab. Mis kõige suurem proovikivi on siis sama emotsionaalsus arvada? No ma arvan, et see on nagu eelmine kord, jah. Et see magamatus ja emotsionaalsus ja see koht, kus üks hetk jään ma ju nende 2 väikse pärdikuga üksi siia, et sa pead ikkagi tööle tagasi minema. No nüüd sa jääd väikse lapsega 2. Iti on ka. Jah, 3-kesi. See enam, et sa varem jäid Itiga üksi, nüüd sa jääd väikse lapsega 2 tegelikult. Nüüd see on nagu rohkem abijõudu. Ja, muidugi, muidugi. Et kindlasti saab olema huvitav. Sa pead siis seda naiste kõige suuremat tugevust hakkama rakendama. Multitaskingut. Jah, praegu maju küll enam ei võta väga. See on nii näide, et kuidas ma olen nagu ülitäpne mingites asjades. Mingites nagu... Olid või? No olin. Ja siis, kui ma mõtlesin, et olin, kõik pidin rauda hakkama võtma ja ma räägin, ma siiamaani ei saa aru, kas see võimalik on. Ja siis üks õhtu hakkas ketrama peas lihtsalt, et imelik, miks ma rauapudeli peal folaat kirjas on. Nagu, et see ei tundu õige. Ja siis ma sain aru, et ma olin nagu foolapet võtnud tükk aega juba raua asemel. Hea, et see mingi muu happe ei olnud. Täiesti õige lihtsalt. Sest lihtsalt mõlemad olid nõgeli omad. Mul oli teine olemas ka kapis. Et see lihtsalt taju ei... Ikka juhtub. Ei. Aga jah, ma arvan, et see emotsionaalsus ja magamatus ja emotsioonid on ikkagi see, mis... Logistika, jah. Jah, selles osas, et olukord dikteerib ise, mulle tundub, et see on, mingis mõttes on see nagu lihtsam. Et ise ei pea mõtlema, sest pead olukordasid lahendama järjest. Sest nad ise, neid lapsi ei ole väga võimalik kontrollida. Olukorrad ise kujunevad ja siis peavad lihtsalt kohanema aeg. See tekitab ilmselt siukest frustratsiooni, et kontrolli pole jälle nii palju. Aga samas on jällegi sul silme ees kõik, mis sa tegema pead, et sa ei pea väga palju mõtlema selle jaoks, et aru saada, mida teha vaja on. Siis küsimus on, et kas on jõudu ja nagu jõudu teha. Oi. Ma ei tea jah, kuidas ma räägin, ma arvan, et ma ei peagi mõtlema hetkel selle peale, et eks ma siis lähen psühholoogi juurde ja saadan sinu ka ja käime seal kõrvalmajas korda mööda või koos või. Et ma praegu ei oska, ei tea, mis võib tulla. Kuigi ikkagi see, ma saan täna aru ikka väga selgelt, miks öeldakse, et 2 väikest last ikkagi järjest nagu on suhtele päris suur proovikivi. Sest suhe jääb nii pikaks ajaks nii tahaplaanile tegelikult mingil määral. Et siis tuleb oma jagu asja. Võt. Nüüd see on huvitav, kas ta tegelikult jääb tahaplaanile või?
kui suhe nii hullult saab proovile pandud, siis kas ta ikka jääb tahaplaanile või? Jah, ikka paari suhe jääb minust või siuke. Ta jääb nagu võib-olla näiliselt tahaplaanile või ta justkui ei ole sinu tähelepanu keskmes, aga tegelikult suhe on ju, käib kogu aeg. Ei, no seda küll, ma mõtlesin natuke see, kui luupi sa lähed, nagu jah, ma saan aru, aga nagu romantiline paarisuhe, siis ütleme nii. Sõltub ka, mis romantika on. No, järgmine väga huvitav teema meie peres. Ma ei tea, mis sinu jaoks romantika on siis, kallis abikaasa? Iga päev. Võt näed, minu jaoks ei ole. Et... mis on romantika? Kas sa defineerid romantikat? Hollywoodi filmis on romantilised komöödiad. Päris nagu raske praegu niimoodi öelda. Sulle vastata. No kindlasti mitte iga päev. Argipäev ei ole see ülim romantika minu jaoks. Et see ei tähenda seda, et iga päevas ei oleks neid hetki erilisi või romantilisi hetki, aga see ei olnud päris see, mida ma mõtlesin. Et see ei olnud see, mida ma romantikal sinus pidasin. Kas romantika on aeg meile või aeg sulle või aeg mulle või aeg... See on kõige romantilisem on siis, kui sina teed oma asju, mina teen oma asju, see on meie aeg või? On või? Ma ei tea, minu arust see ole. Et mina ei tea, mis on romantiline, et veel 8 koos olemine on romantika, käest kinni hoidmine on romantika, romantiline hetk või? Jaa, siuke eriline. Täna oli meil hetk eriline väljas, kus sa ütlesid mulle, kuidas sa ennast tunned ja siis ma pean su käest kinni võtma, sest muidu ma ei mäleta isegi, mis sa ütlesid. Ma ütlesin, muidu teised vaatavad, et sa et oma meeski julge käest kinni võtta. Jah, just. Et ma ütlesin, ma tunnen ennast nii suurena, et ebamugav on, et võta mul käest kinni vähemalt, et ise tegid mu selliseks. Jah, midagi süükast. Oli romantiline hetk mingis mõttes. Väga romantiline. No aga see ei olnud see, mida ma nagu ka mõtlesin sel ajal, see on mingi tunne lihtsalt. Kas romantika on need roosilehed voodil südamekujuliselt pandud? See on romantiline hetk. Romantiline hetk on jah siis see, kui sa oled, kui sinu pärast, kui tore on koos olla ka ja sinu pärast, kui see on see hetk, kus sa näed, et sina ise või sinu pärast on pingutatud või tehtud midagi sulle või sina teed kellegi ehk siis see siuke. Need on romantilised hetked, ma arvan. Söögi tegemine on ka või? No erilise söögi tegemine mõnikord. Tegin eriliselt hea romantilise söögi ja see peab olema lihtsalt siis südamekujuga. Taadlik. Ei rema, see ei ole see. Aga pitsa, romantiline. See, kui sa mulle, ma olin siin üks päev jälgimise all, siis sa tõid mulle selle romantilise südame. See oli romantiline hetk või? See oli väga armas kusjuures. Ma tahtsin Twixi, aga sa tõid mulle südame. Aga see oli romantiline, on nüüd praegu kõige tähtsam küsimus. See oli viin muidugi. Jaa, aga sellega oli see, et sa tulid sinna ja siis tegelikult sulle meeldis see telekas seal rohkem. Kui olla romantiliselt. Sa vaatasid jalgpalli, Paide linna meeskond mängis. Sina tead rohkem näiteks, siis mina ei tead. Sest mängis. Ma pärast vaatasin edasi. Ja järelikult sina vaatasid edasi enne ja pärast, kui ma ära läksin. Jalgpalli, mida sa isegi kunagi ei ole vaadanud. Aga vähemalt see oli telekas. No samal ajal, kas teleka vaatamine võib olla romantiline hetk? Haiglas, sina nii õrn, haavatav, mina sinu kõrval ja koos vaatame telekat. Eriline hetk, samas meie elus, sest meil muidu ei vaata telekat, aga kas romantilise filmi vaatamine on romantiline? Kas kinos käimine on romantika? Osa romantikast võib olla? Teineteise jaoks aega võtmine kindlasti on nagu nagu lõunatudu jäi vahel. Õnneks sul seda vaja on, ütlesid enne. Teineteisele aega võtmine ikka on nagu ja selline... Eks siis on ikkagi kokkuvõttes koos veedetud aeg, keegi teeb teisele midagi.
erilisemat kui tavalisi asju, natukene mõtleb välja midagi, siis see kvalifitseerub romantika alla. Ja see on erilisem, aga mõtlesingi, et mingi kuskil sattusin lugema, et ikkagi see date'idel käimine ja see, mida me oleme katsetanud ka kunagi, et mingi erinevate asjade koos tegemine, võib-olla kogemine, erinevates olukordades inimese nägemine, et see läheb selle nagu eriliste hetkede alla, mis on romantiline ei ole minu jaoks, et pead küünlavalgel mingi spagette sööma ühest nagu leedi ja lontu, aga jah, see ei ole nagu, aga lihtsalt need hetked, mis on nagu sellest tavaelust väljas, et lõpuks, et võib-olla esimene kord, kui sa pastat teed, siis on nagu romantiline, aga kui sa iga õhtu pastat teed, siis nagu lõpuks ei ole romantiline enam. Kas lillidega on sama või? Ei, nendest ma ei taha üldse rääkida praegu. Trauma. Kui iga päev lilli sead, siis see on romantika või? Ma arvan, et kui mul oleks iga päev oleks värsked lillad laua peal niimoodi, et näiteks, et ma viskan ühed ära ja siis sa tooksid mulle kogu aeg uued, siis see oleks väga romantiline ikkagi. Et kui sa tead, et mulle meeldivad värsked lillad, et mulle meeldivad, kui on lillad laua peal, siis see žest oleks nagu väga romantiline. Ja siis, kui seda üks hetk ei tule, siis oleks, kus mu lillad on? Aga ma ei... Peab päris eelarve olema vist. Rimis 3,99 vahepeal, kogu aeg saad osta soodusinnaga siit lilli. Sulle meeldinud kõik, mis seal müüakse kogu aeg? No kõik mul meeldinud ühed konkreetsed. Ainult ühtsid lilli ostan iga päev sulle. 3,99. Üks päev kujuvad, teised vahetan välja iga päev. Lihtsalt kogu aeg on ühed samad. Ühes vaasis sa isegi paned tähele. Aga vähemalt on värsked lilled aasta ringselt. Jah. Ega peab proovima, ega enne teada saa vist. No ma tulnud, ei saa proovi midagi see on. Miks? See on meelest ära. Võt. No vaatame. Ja sina? Mis mina? Kuidas sinul mai? Minul ei ole midagi. Võrreldes sinuga, sinul on raske, mul ei ole. Kuidas sul maikuu läinud on? Minul on läinud maikuu ka ootamise noodi all. Mis sa ootad? Last. Puhkust. Puhkust ootan. Puhkus on käes juba. Järgmine nädal algab pihta lapse tulekuga. Teistsugune puhkusest. Vaheldus. Aga siis on nagu justkui käes see asi, mida me oleme küpsetanud siin seda kooki. Et siis mina ei tea, mulle tundub, et siis nagu ikka läheb lihtsamaks jälle. Miks? Sest et siis on väsinud ja siin ei ole aega mõelda ja siis pead tegema lihtsalt asju. Et see ootamine on üks nõme asi, mulle meeldi oodata. Kärsitu olen ma alati olnud. See ootamine on üks suht suur piin ikkagi. Mis iga asi ootamine mul on valmistav raskus alati. Tahaks kohe need asju teha. Lastega kahjuks ei saa nii, jah. Et võiks olla nagu uun. Ei jaa. Kas ta nagu uun, siis oleks 10 last sinu pole. Kui ta niimoodi käiks laste tegemine nagu uunis. Ei tänan. Et ma ei tea, kas seda oleks vaja päris. Kuidas muud asjadega? Muud asjad on nii ebaoluliselt võrreldes selle kõigega. No, aga no tegelikult sul on siin... Tegelikult ongi nii. Kuidas selle innovatsioonilise äppiga? Äpp on äge, mulle meeldib see äpp. Aga sellega on olema sama kärsitu. Nagu muud asjadega. Et nagu ma ei saa sinna nagu täist panust ega aega praegu panna, miks, sest et mul tuleb päris laps, millesse mul on vaja panna, mis tähendab, et ma ei saa praegu mingi hullu kampaaniat või midagi alustada selle kõigega, sest et kohe tuleb paus mingi 2 nädalat, kuu või 1,5 või 2, ma ei tea ka kaua.
ehk siis ma ei tegelikult saan ainult natukene näpu otsaga seda nagu käkerdada ja tegelikult alles augustist või juulist alles saab alustada jälle selle uue nii-öelda potentsiaalselt millegiga. Et nagu tegelikult sinnamaani ei saa midagi eriti teha. Saabki ainult katsutada veidikene nagu kohendada. Aga muidu see on nagu äge jah, mulle see idee ja selle äppi ütleme siis tulemus juba meeldib. Et kes ei ole käinud siis app.combatready.eu on AI, mille käest saab küsida küsimusi ükskõik mille kohta sisuliselt ja ta annab teile jõu, kuidas paremini juhtida selles olukorras ja kuidas teha paremaid otsuseid ja kuidas paremini vestelda ja raskeid asju teha. Mul tekkis siin küsimus sulle. Kas sa oled, meil on siin olnud neid kriisisituatsioone päris mitu. Kas sa oled kasutanud temaga? Olen. Ühe korra isegi, siis kui sa kirjutasid mulle mingi eriti pikka sõnumi. Kas see oli siis, kui emadepäeval sa mulle lilli ei toonud kohe või? Ei. See oli see esimene, kui ma arvan, et see oli siis, ma olen sulle 2 korda kirjutanud, üks oli siis, kui ma tulin sealt arsti juurest. Mina ei tea, ühesõnaga üks päev sa kirjutasid mulle pika... Et ma tulen ennast üksi. Sa tulen ennast üksi, jah. Siis ma kirjutasin sinna ja mulle väga meeldis, mida ütles, et ta küsis mu käest niimoodi, et temaga, ma sain mingi 4 või 5 seda nagu vahetada temaga ainult, sest et ta küsis midagi siukest, et luges tagasi, et sa tahad öelda mulle, et su naine praegu teises toas tunneb ennast üksi ja sina siin räägid minuga või? Sellepärast tulidki sinna istuma või? Ta kirjutas midagi, ta küsis jah, et sa, ja nüüd sa küsid siin ja räägid minuga juttu või? Ja siis ma ütlesin, et sain. Tõusin püsti ja läksin sinna juurde. Et selles mõttes, et ta oli nagu nii hästi, tal oli nii hästi paigas see, et nagu ta küsis täpselt neid küsimusi, mida ma ise küsiksin ise enda käest ilmselt, kui ma kõrvalt vaata ja suudaks kõrvalt näha ennast vahepeal. Et nagu, et mida vastata, vaata, oli see nagu idee mul, nagu, mida tegema peaks, mis tema arvab on ju. Et mul oli see, et ma ei oska midagi vastata nii pika teksti peale. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et nagu, ja siis mõtlesin nagu tegelikult on loogiline, et mine teise tuppa ja ole olemas lihtsalt ja kogu lugu. Ja siis ta ütles, et ei ole vait, ära küsi mitte midagi. Ja siis ta ole olemas, ütles mulle. Ja minu arust see oli nagu nii hea nõuanne. Sa tõesti ei küsinud vist midagi, sest olid lihtsalt istused ma just olin ja olin seal. Ja see oli väga hea nõuanne, mille peale ma ise poleks olnud. Või ei tulnud sel hetkel. Ehk siis ongi raske tulla vahepeal. See on siis huvitav ikkagi, et siis sa peadki suhte nõu hakkama sealt küsima, et muudes asjades juhtimises sellest sa oled juba nii hea. Ei, nagu ja tegelikult ongi see mõttes, et ega ta ei anna mulle nõu, see mõttes, et ega kui ma lähen sinna ja hakkan mõtlema, ma ei tea, mingi suhte küsimuse peale, siis ma lihtsalt hakkan ju mõtlema suhte peale ja suhte nüansside peale ja siis tulebki välja, mida sealt teha võiks. Et mõttes, et seal saadki ju vaadata ükskõik millist suhet, ükskõik kellega vestelda, et kokkuvõttes ta annab ikka mingi nurga ja sa ise hakkad mõtlema. Sest tegelikult sulle ette nagu ei ütle, mida sa tegema pead, vaid tõesti küsib suust küsimusi mingis mõttes ja siis annab konkreetselt võib-olla asju, mis on seotud nende raamistiku asjadega, mis me õpetame. Aga selles mõttes, et jah, ega ta ongi, ta aitabki mind ka. Aga see teine kord emadepäeval? Siis tema ütles, et mine vii nüüd veel lilli või? Ei, minu enda idee. Siis seda ma arutasin ka temaga. Nüüd, mis ma tegema pean. Wow. Mis vau? Mis tema arvas? Ta arvas, et ta ütles midagi siukest, et see teiste uute lillede viimine on hea mõte. Ja siis ta ütles midagi, et aga sellest ainult ei piisa või, et ära vabanda, ära tee midagi, lihtsalt vii lilled ja ole vait jälle, oli midagi siukest, et nagu ja tehke midagi lõbusat või nagu tee siis midagi. Aga ma ei võtnud vedu, jah? Mina ei mäleta. Ei võtnud. Ma ütlesin, et sa küsisid küll kogu aeg. Et siis ma lasingi nagu olla selle olukorral nii nagu oli. Ega ma ei tea, mis midagi ma teha ei saanud. Et seal ei ole mõtet mingi põhjendama hakata seal ja ma ei tea, midagi ikka tegema hakkama. Et mine ja ürita see teine päeva pool teha paremaks ja sest minu idee oli teha nagu reset, on ju. Ja siis seda ma tegin ja üritasin teha.
aga kuidas sa tagantjärgi seda olukorda näed? Emadepäeva. Mm-hmm. No täielik möödalaskmine minu poolt. Mm-hmm. Ja kuidas sa seda veel kirjeldada saad möödalaskmine ka? Kuidas see nagu... Minu käitumine väljendas, et ma ei hoolinud sinust. Minu käitumine väljendas seda, et ma ei mõelnud ega käitunud kuidagi vastavalt sellele, mida ma teadsin, et teeksin tänullikuks. Mm-hmm. Tõsi. Jah. Ja miks? Miks või? Sest et ma ei tea, miks. Ma tol hetkel ei seadnud seda kõige tähtsamaks ilmselt. Miks? Sest et tol hommikul ma ärksin üles ja hakkasin netiga tegelema esimesena kohe ja olin oma tavapärase rutiinisest. See, mis tavaliselt iga päev on. Ei pannud piisavas koguses, ma ei tea. Eelmisel õhtul ei suutnud leida viisi või mõtlen nagu üle kogu aeg seda, et nagu minu mingi loogika on alati see, et tahaks, et oleks üllatus. Aga kuidas ma seda üllatust teen, kui sa õhtul tead juba, et ma lähen, mida ma tegema lähen sinna välja kogu aeg või kuhu iganes kohta. Ja siis ma ei arvestanud seda, et on pühapäev. Ja pühapäeval on kõik kohad kinni, oletamata sellest, et emadepäev on. Isegi need kohalikud poed olid liiga nagu varavatud ja see, mis oli 24 tunni pood, siis see ei ole 24 tunni pood, see on alates kell 7 alles lahti. Ehk siis kuigi märksin üles kell 4 või kell 5, siis tegelikult kohad olid ikka kinni ja täpselt kell 7 ärkas sõitiga. Ja siis ma just tegin neid asju, mida ma tahtsin teha ja siis ma ootasin seda hetke, kui ma saan netiga minna poodi. See on nii, minu jaoks on see nii huvitav taktik. Ma ütlen lihtsalt, minu jaoks on nii huvitav see, kui ma ei tea, kas on mingi meeste mingi see mõtlemine või midagi, et selle asemel, et kui see olukord oli on ju hommikul, et okei, lilledeks, on ju, et siis sa pigem nagu ei tee üldse sellest päevast välja. Nagu niimoodi, et sa tuled rahulikult, ma tulin oli üllatav. Ma tulen kööki, ma hakkasin koristama kööki kõigepealt, siis ma hakkasin süüa tegema. Ja siis ma mõtlesingi mingi ja siis Remo oli mitte ühtegi sõna ei olnud, mitte ühtegi. Ja siis ütles küll lõpuks, sa ütlesid laua taga, et kas sul on midagi viga? kas sa oled kurb? Nojah, sest et sa tulid juba nägu nii kõver peas välja, terve see hommik sa olidki nii kõvera näoga, et ma ei oska midagi öelda, mis ma tegema pean seal tolliselt hetkes. No see ongi nii nagu, et sellele eelstory oli ka, et ma nädal aega tuletasin sulle seda meelde. Ja. Et see on minu jaoks oluline. Ja siis mul tuleb siin meelde lihtsalt üks teine see juhtum siin, kes üks mees rääkis siin, kuidas tema naine oli talle pannud kõik märkmed ja igale poole pulma aastapäevaks. Ja siis ta nimme ei teinud midagi selle pärast, et tal oli seda nii palju meelde tuletatud või ma ei mäleta, kuidas see täpselt oli, et siis nagu ja siis, kuidas Reimo arvas, et see ei ole hea idee. Ei olnudki, mul ei olnud siukest ideed. Ei, ma saan aru, et sul ei olnud, aga see lõpuks nagu minu vaatest mängis suht sama välja, et sul on nagu pikalt ette, sest et sa oled alati öelnud, et sa unustad ära või need päevad ei ole sinu jaoks nagu nii olulised või kuidagi, et sul nagu läheb meelest ära, siis kui sulle meelde tuletada ka, siis nii palju erinevaid variante on lihtsalt igavesti olevad lilled. Et mina edaspidi hakkan küll päev varem käima õhtul ettevalmistamas selle jaoks ja ütlen, et homme emadepäev ja nüüd ma lähen lilli ostma sulle homseks. Kas on kõik, mis suudad välja mõelda? No lillede osas küll, jah. Sest et kus ma neid öösel ostan või kuidas meil ei ole mõtet nagu neid peita, see nagu mõtetu peitmise mäng, mida kõik saavad aru, et see on, mina ei oska seda peitmise värki või sa võid mulle nõu anda, et milline see on. Kas see variant on halb, mida ma just ütlesin, et eelmisel õhtul tuleb siis minna poodi ja osta need ära. Kullerid on olemas. Okay. Sõbrad on olemas, kes saavad aidata. Öösel kell 5 tulevad tood lilli või?
ikkagi öösel kell 5 või kell 7 või mis kell me siin ärkame kõik. Selleks ajaks on ju lilli vaja ei ole. on. Ja kusmoodi need sõbrad või kullerid kell 7 tulevad täpselt? No see on juba sinu välja mõelda. Okei. Aga all keldris on pime, jahe. No jah, aga need sinna tuleb viia ju kunagi. Et kuna Aga sel need- hetkel ma viime, kui ma need ei olen pea- mitme lapsega siin teeme kõiki asju koos kogu aeg õhtuti. Kõik lähme magama koos. Et siis, millisel hetkel see siis peaks olema, kui mitte siis õhtul. Ja siis kõik teate, et tuleb lilli tooma minna. Ma arvan, et sa, siinkohal ma tahaks kiita sind, ma arvan, et sa kindlasti oled leidlikum kui see, mida sa praegu räägid. Ja kui seda alati nõu küsida oma õpilt. Hästi. Ma arvan, et sa suudad midagi paremat ka välja mõelda kui see Kui praegu. mitte teile öelda või? Kui jah, et sa suudad üllatada paremini kui see, et öelda, et ma lähen lilli. Aga see siis oluline on ikkagi, et oleks üllatus. Mitte lihtsalt, et ma tahan lilli sulle. Ma arvan, et see on see žest või teise peale mõtlemine või mingi pingut. Aga kas see, kui ma seda teen ja mõtlen ja lähen toon ja ostan ja teen midagi, ma ei tea, midagi ma veel sinna saan juurde teha, midagi saab veel teha loomulikult, siis see, kui ta ei tule üllatusena, et kas see erilisemaks teeb see, kui sa hommiku ärkad üles ja oled nii üllatunud, et sa need lilled said, kuigi tegelikult sa tead, et keegi planeerib sinu jaoks seda üllatust iga kord, kui need päevad on. Et kas see on see üllatus, mis on hommikuti vaja või? Ma ütlesin ka seda, et tegelikult, et ma oleks olnud väga rõõmus, kui sa oleks ise Kitiga mulle kaardi joonistanud ainult. Sellest ma saan aru, jah, et see kaardi joonistamine on asi, mille peale ma ei mõelnud, jah. Jah. Et ma ei osanud mõelda selle peale, et kuna iti joonist ei oska, siis ma ei osanud mõelda, kuidas see iti Iti oskab väga hästi joonistada, juba iti ära kuulama ei saa. Ta võib joonistada pool tundi järjest ja isana lõkkerdada seal ja joonistab juba õde ja kõik asju. Vaat ma ei olnud nii loova mõtlemisega. Aga nüüd mul on juba järgmine kord mitu ideed olemas. Aga ma võin öelda sulle, et netis on väga palju ideid ka, kuidas oma naist üllatada. Hästi. Ma mõtlen nende üllatuste peale. Aga peab olema siis üllatus ikka, ma saan aru. Ma praegu loen välja siit seda nagu, et see võib ikka olema suur surprise. Ja kuni magaminekkini ma pean justkui teesklema, et ma olen unustanud ära. Nii. Ja siis hommikul olen ma tegelikult, mul oli meeles. Et see on nagu ilmselt üks suur osa. See on parem, see viis on parem kui see, et hommikul ka on nagu ära unustatud. Et see eelmine on parem variant. Milline eelmine? Et see, et sa õhtuni teeskled, mitte see, et sa veel hommikul edasi teeskled. Ei, aga ma räägin, et see idee on selline, et õhtuni peaks teesklema, on ju. Et nagu ma tegelikult ei teagi. Mis mõttes mingi emadepäev, homme küll ei ole. Niimoodi peaks ütlema. Sina ütlen vihjet, ei, mis see emadepäev on 6 aja pärast. Näile, et homme küll ei ole. Ja siis tegelikult ma hommikul ja ma tegelikult teadsin. Jah. Ma saan aru, et niimoodi on see. Jah. Tavai. Ja need päevad on siis emadepäev, naistepäev, on ju, sünnipäev, pulma-aastapäev, kihlumispäev, lapse sünd. Kihlumispäeva sa tegid hästi, sest see langeb sünnipäevaga kokku ju. Jah. Lapse sünd. Mis sünnipäevaga? Sinu enda sünnipäevaga? Jah, sest et sa Kas lapse sünnid ja teise lapse sünd on ka kuidagi eriliselt vaja meil tuletada, et sel päeval sa muutusid emaks? Ei, nendel päevadel tuleb lapsi meeles pidada ikka. Okay. Seda me saame koos teha. Et see oli üks huvitav päev. Vaata, kui hea praegu muidu oleks millestki rääkida, kui oleks olnud niisugust teema. Meil on alati millestki rääkida. See ei ole üldse küsis. Ja samal ajal sa said olla kontsentreeritult vihane minu peale ka. See päev või? Et noh, jah, sul oli võimalik, sul oli mingigi nagu vastane, kuhu suunata oma energiat. See, kas see viha just oli see, mida ma oleks tol päeval vajanud olla, aga ma olin... Sa oled käia kohvikus, Anna kohvikus käisid ise? Ma olin... Suurest vihast? Ma olin sügavuti pettud.
ja mul oli väga palju küsimusi see endale too päev. Mis need olid? Ma ei hakka neid siin välja tooma. Miks ma olen sellise mühakaga koos üldse? Päris see ei olnud. Kuidas ma siukse valikul on teinud? Mul oli hästi palju küsimusi ise endale, et miks ma ei ole ära teeninud, nagu mida ma valesti teen, et ma ei see oli kusjuures üks põhilisi asju oligi, et mida ma olen teinud, et mida mina olen tegemata jätnud kusjuures, et sa ei väärtusta piisavalt seda, et kui sa tead, et minu jaoks on midagi väga oluline, et mida mina valesti teen. Et kus ma selle sõnumis kirjutasin ka esimest, et kus ma ei oska vist kommunikeerida või mida ma nagu, miks ma ei ole väärt seda, oli minu küsimus pigem, mis mind kurvaks tegi. Ja ma kusjuures ei osanud sellele vastata. Et mida ma... Kas sa arvasid seda psühholoogiga või? Ma ei mäleta, kas ma selliselt seda arutasin. Me vist nagu selliselt ei peatunud sellel emadepäeval nagu nii sügavuti. Aga ma rääkisin küll sellest tundest, et see emotsionaalne üksilduse tunne mingites kohtades. Ja siis see, et mida ma teen, et mida ma valesti teen, et ma siukses olukorras olen. Sest et ükskõik okei, kui sa võtad, et ma võin sind sõimata ja mis iganes, ma ei tea, olla vihane ja nii edasi, aga tegelikult mis tunne tekib, on ju see, et ma ei ole väärt. Jaa. Et mina eksin, ma ei tea, mis iganes, et alguses on teistsugused tunded kindlasti, et see, miks ma selle mühakaga koos olen, võib ka mingi mõte olla, aga siis lõpuks ikkagi jõuab see sinna, et nagu miks ma ei ole väärt. Et kui ma nii väga nagu soovin või see teeks mind nagu õnnelikuks, siis miks minu pärast ei pingutata? Ja kas mina siis, sest ma usun, et ikkagi suhe on kahepoolne, et kus siis mina ei pinguta piisavalt. Sest et kui me räägime tähtpäevadest asjadest, siis sul on väidetavalt nendest täiesti ükskõik, on ju, aga ma tunnen, et ma nendes kohtades pingutan, kuigi sul on ükskõik ja sa oled seda öelnud. Ma olen isegi öelnud, et ma ei taha. Jaa, aga teine aspekt minu vaatest praegu ka selle juures on see ka, et ma nagu alati on Saara tahab teha, tema jaoks on see oluline, et üllatada lapsed nagu ka, et isadepäevad ja okei, meestepäevaks, aga nagu sünnipäev ja Saara ju hakkas juba mingit asja sulle meisterdama siin mingi nädal, 1,5 varem, on ju. Et see on nagu teistmoodi ka, et nemad ka nagu. Ja et lihtsalt siis tekib see, et kus on need teised kohad, kus ma mööda lasen, nagu kus ma ei väärtusta sind piisavalt või ei tee neid asju, mis sind õnnelikuks teevad, sest et üks asi, mida ma tean, mis on see, et sul on mingi oma aega vaja, ma ei tea kui palju, selles mõttes, et nagu mitte kui palju, aga üldse, et selle on meil väga suur murekoht olnud siin selle kaose keskel. Aga seda on nagu raske sellises olukorras, kus ma olen. Ja siis ülejäänud ongi, et ma nagu ma ei tea, sest et ega sama vajadusi sellised just väga ei väljenda ka, mis vahepeal sinu nagu kirjelduse järgi sul polegi midagi vaja väga. Ei olegi. Et seda ma ei usu, ma arvan, et sa ei ole kontaktis sellega lihtsalt, aga... Seda küll. Ei, nagu see, mis seal on... See on ka, mulle meeldib see loogika ka, et see, mis ma tean paremini või? See, mis mina arvan enda kohta, mida mul vaja läheb, ei ole üldsegi nii, nagu sina arvad ja see, mis sina arvad, on tõsi ja see, mis mina arvan, ilmselgelt... Aga siis see on võib-olla see koht, kus ma ei saa aru, et siis kui mina seda soovin, siis sina ju ei väärtusta seda, sest et sina ise tunned ju siis järelikult oma mättaustust, sest sul pole midagi vaja. Mis sa siis minu pärast pingutama hakkad? Sest ma ei saa aru. Ei
kuskil peab olema mingi lühis selles asjas nagu, et see nagu kuidagi ei... No kuskil ongi, jah. 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 Aga võt... Igal juhul need emadepäevad ja naistepäevad ja on minuks olulised. Pulma aastapäevad ja no eelmine kord no ma küsisin seda su käest või mis iganes, et kelle et see nagu ongi. Need tähtpäevad on sinu jaoks olulised. Ja nüüd ma luban, et sa saad üllatuda siit edasi minnes. Ootan põnemusega. Aitäh. Et jah. Ja mina soovin lihtsalt rahu. Rahu ja armastust. Jah. Vot rahu siin korteris, ma ei tea, kas me saame sulle pakkuda. Siis meil on probleem. Sa oled ise need rahudakistajad teinud. Sest mul on rahu vaja. Et ma mingu lastega ära kuskil, et sa ei pea midagi mõtlema. Ma mõtlen ise välja, mis mul vaja on. Sest mina ka ei tea, mis mul vaja on. Mu vajadused muutuvad. Jah. Aga need ongi ma pean ise mõtlema välja, mida ma vajan. Ja siis andma. Teada mulle või? Jah. Kui ma arvan, et kui ma tahan panna oma vajadused sinust sõltuma. Kusjuures sellega on huvitav veel see, et ma läksin, sa jätsid mu üksi koju ka veel, läksid minema lapsega õue, siis kui sa nägid, et need lilled ka vist ei aidanud, mis on mulle hommikul... See oli veel lilli vist, jah? See oli esimene, jah, see oli peale esimese lilli, sa teid 2 korda lilli. Ja siis sa tõid mulle lilled ära, et sa tead emadepäeva, panid need sinna, pissid need, andsid mulle paberiga veel, nagu laps andisest paberiga. Ja siis sa panid titiriidesse, läksid minema. Ja siis ma istusin. Sest ma ei tahtnud seal toas olla, jah? Jah, ma istusin ja siis ma mõtlesin, et täitsa perses nagu. Ja siis ma mõtlesin, no ma teen seda, mida Reimo ütles siis. Ma lähen siis ise üksi välja. Istusin seal, kohvikus toodi mulle värsked lilled laua peale ja no mu suur kõht ees ka siis sooviti head emadepäeva ja nii tore oli kuidagi, istusin üksi ja vaatasin ajakirju seal, ma ei olnud isegi telefonis. Lihtsalt seal olid mingid imelise teadusajakirjad minust, lappasin neid ja vaatasin see vanad olid mingid koroonakriisi ajal, siis kui antud välja mingid need päris huvitav oli tagantjärgi vaadata nagu selle aja mingid. Ja vaata, kui palju kasulikku ma su päeva tegelikult tõin siis. Ja siis ma mõtlesin, et nojah, siis noh. Et ma suudan ennast väga hästi õnnelikuks teha. Mul on see oskus olemas. Aga? Vaata, mingid asjad on lihtsalt, on sellised, kus keegi teine peab sind õnnelikuks tegema? Ei, asi ei ole õnnelikuks tegemises. See on see, kuidas sa te nimetasid, et sa said teada, et sa oskad ennast väga hästi õnnelikuks teha. Ja siis ma ütlesin, okei, ma sõnastan ümber, siis mul on täiesti fine teha neid asju üksi ka, nagu nendel päevadel. Ma võin vabalt minna oma sünnipäeval üksi välja sööma, ma olen neid asju teinud varasemalt, enne meie suhet. Lihtsalt, kuna need on minu jaoks nagu siuksed olulised ka, mulle meeldib ennast tunda nii, et mind on meeles peetud ja minu pärast on pingutatud nagu, kui on teada, et see on minu jaoks oluline, siis mul lihtsalt nagu oli siuke mehtunne, et jah, mul oli nagu tore. Ja kuidas sa pingutust mõõdad? Et see, et midagi on nagu meeles peetud. Et ei ole väga suur mõõdupuu? Lihtsalt natuke, et midagi oleks meeles peetud? No selles mõttes, et jah, kuidas pingutust mõõta? Või kuidas sa seda mõõdad, kuidas seda tõrgendada oma peas? Oleks huvitav teada. Tahaks öelda, et kui sa oled mõelnud mu peale, aga siis ma kujutan ette, et sa oleksidki võimeline tulema ja ütlema, et kalliseneli, et tead emadepäeva ma mõtlesin su peale. Mis on tõsi. Jah.
ma mõtlesin su peale tollel hommikul väga palju. Ka eelmine õhtu. Ja kõik need korrad siis, kui sa ütlesid, et emadepäev on tulemas. Ma saan aru, et sa mulle meelde tuletad seda iga kord. Ma mõtlesin väga palju su peale. Tore. Aga sellest ei piisanud. Siis see on mõõdetav või? Sest et sina ei mõõtnud seda tol hetkel või võtnud arvesse kalkulaatorisse, et see oleks olnud see asi, mis see ei väljendunud millestki füüsilises. Nii et selle mõtlemine ma välistaks mõõtmiseks, mõõtmiste vahendina. No hommikul vähemalt kohvi oleks võinud mulle teha ja temadepäeva soovida näiteks. Oleks võinud. Kas see oleks olnud? Oleks küll. Kui lill ei saanud? Oleks. Aga kuna sa olid nii ukse näoga, siis sealt ei olnud midagi tulemas. Oli minu tol hetke otsus. Sest et tol hetkel ma ei saanud aru ikkagi, miks sa vihane oled. Sest et see, et ma küsin su käest 3-4 korda, seas mind vihale, et sa ei ütle mulle ja siis minu peas oli see, et su peas nagu ei olnud nagu põhjust endal või? Sul oli too hommik täiesti meelest läinud või? Ei, tolle hetkel, jah. Tolle hetkel mina ei teadnud, mis su mure on. Mina ei saanud aru. Ja siis, kui ma küsin 3 korda või palju aga mis hetkel sa aru said, et temade päev oli? Siis, kui me läksime. Aga mille järgi sa aru said? Ma ise mõtlesin välja, et nagu ei ole loogiline, et sa ei ütle mulle, mis sul viga on, samal ajal, kui ma saan aru, et sul on midagi viga. Ja siis ma mõtlesin, et mis sul saab viga olla. Mis kurat värk on nagu. Ja mis siis oli? Kas siis tuli mingi leebumine ka? Ma saan aru, et temade päev on. Siis tuli leebumine ka viha osas minu osas või? Ei, sest sa valetasid mulle. Mida? Et sul on kõik korras. Ja midagi ei ole viga. Teitsa piks. Valetasid jah. See oli minu järeldus tol hetkel. Mis mind ajas vihale tol hetkel oli see, et sina vaatasid mulle otsa ja ütlesid, et kõik on korras. Ja ilmselgelt ei olnud mitte miski korras. Ja sa käitsid edasi nii nagu igaks korras. Ja samal ajal, kui ma küsisin ühe nurga alt teisest, mina arvasin, et sul on äkki halb olla, ma arvasin, et sul on mingi nagu... Ükskõik, kes ta kuulab, siis võtke õppust, palun. Jaa. Nagu... Ja siis mina vaatasingi, et selge, et... Võtan lapse ja lähen minema või? Ei, no ma läksin lilli tooma. Et ma saan aru, et see on, nagu lõpuks ma saan aru, et see on see põhjus, miks sa nii oled, siis ma tõin need lillid ära ja siis ma läksin välja, aga kokkuvõttes mina tol hetkel suutsin mõelda oma ajus seda, et mina üritasin tol hetkel nagu siiralt küsida, et aru saada, mis sul enesetunne on halb äkki või lapsega midagi või midagi valesti, midagi halvasti. Ja sa ütlesid, et sul on kõik hästi. Ja sul on kõik mis iganes. Ja siis ma ütlesin, okei, aga sa ju tegelikult valetasid mulle otse näkkust, sest ei olnud mulle, mis päriselt viga on. Sest sa väljendad mulle ja sa kirjutasid pika sõnumi mulle. Palun vabandust. Ja siis, kui see pikk sõnum tuli, siis oli mul sama, et okei, see pikk sõnum tuli. Ja siis mõtlesin, et aga sa valetasid mulle ju hommikul. Ja siis ei olnud hea mõte, mida arutada. Aga sisuliselt jah, minu seal ühel hetkel tolle päeva jooksul enne teisi lilli, kui ma lihtsalt surusin kogu oma mõtted ära kuhugi minema, siis oli see teised lilled, kus mõtlesin, et selge, ma teen seda, mis on õige. Ja on ennast parima. Aga see oli minu jaoks ikkagi see, et sina valetasid mulle näkku otse ja ei öelnud, mis sul päriselt viga on. Kuigi ma küsisin vist 3 korda. Ja see oli üks huvitav asi. Ma arvan, et sellel hetkel ma praegu mõtlesin tagasi sellesse nagu, et sellel hetkel mul oli lihtsalt what the fuck reaalselt peas. Et kui sa hakkad veel, nagu ma istun seal hommikul ja sa hakkad veel kurat küsima ka, mis mul viga on. Nagu. No mina arvasin, et sul on äkki midagi lihtsalt ongi halb. Sest mina käitlesin seda hommikut nagu tavalist hommikut. Siis mul oligi nagu selles osas mul oli nagu fine. Nagu lihtsalt ma laksin öelda, et ma ei tea, lihtsalt täna on emadepäev. Jah, ja siis ma oleks saanud aru, et see ei valeta mulle. Vaesekene.
nii on. Nii minu aju töötab nii ka, ei teha jälle. Aga see, et see ei olnud, siis lõpuks see aitas mul välja mõelda, mis mure oli päriselt. Selline see suhe on kahe inimese vahel. Aga nagu ma ütlesin sulle, siis ainult üllatused tulevad varsti sulle. Kusjuures ma päris pead ei saa vanti anda, aga ma arvan, et ma olen seda varem kui kuulnud. Kindlasti oled. Kindlasti oled. Et ma arvan, et järgmine kord ma oleksin ka väga üllatunud, kui sa nüüd lubad ja siis mitte midagi pole, siis sa ütlekski, et näed, siin on üllatus. Et ma endiselt ei teinud midagi või? Okei. Jah. Aga mis kuust veel siis eredalt meeles on? Meiga rohkem polegi vist midagi, aga mul, ma ei tea. Kuidas on olnud tunne välja astuda mingil määral? Sa pole ju põhimõtteliselt... See on nagu nii ammu juba vindunud ja teada, et see juhtub, et see on mul ammu juba. See on mul juba mingi, ma ei tea, 1 või 2 juba on kogu aeg meeles, sest ma pole siia perioodi kunagi ühtegi treeningut ega midagi panna, nii et see ei ole minu jaoks mingisugune uus hetk. Et see ootus, et see nagu juhtuks juba, on juba 2 kuud on vindunud. Nagu, et on justkui selline tunne jäänud, et nagu, mis on siuke petlik tunne, et midagi ei saa teha praegu. Et tuleb oodata seda hetke ja siis see hetk saab läbi ja siis saab midagi teha jälle. Sul üks väike asja oli veel, et sa ju ohverdasid meie nimel ka ühe väga olulise asja. Hommiku ärkamise või? Jah. Räägi sellest lähemalt. Ühesõnaga, ma ei saa enam hommikul üles ärgatast, et sa ei saa magada. Ja siis ma ei saa ärgata üles hommiku. Mis tähendab, et ma ei saa jooksu minna ja teha hommiku need asju, mis ma tavaliselt sain teha viimased 250 päeva, palju kõnes mul see striik oli. Võib-olla rohkem, ma ei tea, aga palju oli. Ühesõnaga päris pikka aega mul oli see... 1. september oli jah, et nagu see ongi 200 midagi päeva. Kus ma ärkasin hommikut üles, tegin alati trenni, pesin ennast puhtaks ja siis tegin midagi veel, on ju. 2 tundi umbes oli alati aega hommikuti. Ja nüüd siis 5 päeva ei ole saanud teha. Ja see muutus on ka, sakib. Tööd suht pahurammikut, jah? Ma olen varem ka niuke lihtsalt, ma jooksin ja selleks hetkeks, kui teie üles ärkate, nagu ma rääkisin, siis selleks hetkeks, kui teie olete töös ärkanud, siis ma olen juba hea tuju. Et see ei olnud lihtsalt nagu mingisugune sõnakõlks. Ei no muidugi ma võin magada 11 tundi ka, pole üldse probleemi. Aga ma ei ole üldse puhanun, ma olin siis palju puhanum kui praegu. Et see une pikkus versus, ma ei tea, see liigutamine, kogu mu rutiin ikkagi on see, mis mõjub mulle hästi. Nii et eks ma ootan seda aega aasta või 2 või ma ei tea, palju kõnes aja pärast, kui saab uuesti seda rütmi teha. Aga see ohverdus on olnud väga vajalik. Ma tean. See ei olegi nagu eriline ohverdus, see on just peab olema, peab meeldima. Ja siis alguses mõtlesin, ma võtan õhtul siis, aga selgus, et õhtul ka ei saa. Sest et enne ei saa õhtul ka magada. Ilma minuta. Jah, ma ei saa praegu magada, jah. Sest et ma ei jää magama, kui ma tean, et ma ei tea täpselt, mis hetk Remo tuleb ja siis... Ja mul nagu nii see ärevuse foon on hetkel kõrgem ja siis Remo otsustas mingid päevad tagasi, minu arust rohkem kui 5 päeva juba niimoodi olnud, aga Remo otsustas mingid päevad, et ta siis hakkab õhtul tegema ja siis paar päeva oli niimoodi ja siis ma ütlesin, et tead, et... Tervet 1 päeva? Või 2 päeva? 2. Siis ma ütlesin, et see ka nagu see ka ei sobi, et sa võid meiega koos magama tulema, sellepärast, ja siis niimoodi olen seal 10 tundi, 50 minutit tuleb keskmelt und või voodis olemist. No mulle selles mõttes, et ei ole selle vastu midagi. Et eks see probleem kaob ära varsti.
jah. ja siis küll, siis tulebki see uus rütm ja uus elukorraldus tegelikult tulebki, jooksebki siis paika. Et selles mõttes, sellepärast ma räägingi, et see tegelikult ongi selline mingis mõttes hetkes olemise aeg on praegu. Et tuleb õppida olema siis selles hetkes, ma arvan. Aga kuidas see kõik ikkagi on tekitanud sulle ärevust, kuidas sa sellega oled toime tulnud, et eelnevalt sa... Mina ei tea, minust tekitab rohkem ärevust see, et sa ütled, et ma olen ärev, kui see, et ma tunnen, et ma oleksin ärev kuidagi sellega osas. Okay. Et selles mõttes, et pigem ma ütleksin, et see olukord ei tekita minus ärevust, nagu ma ütlesin, siis ma olen kärsitu. Ja ma ei arva, et see on jaoks midagi, mida ma peaksin endast välja juurima. Sest mulle meeldibki, et ma tahan asju teha ära. Mulle meeldib see, et ma olen rahul, et asjad venivad näiteks. Mulle sobib see, et minust tekitab see natuke ärevust, mis paneb mind liigutama selles osas. Et asju ära teha. Ma ei arva, et see nagu kuidagi halb asi on. Lihtsalt kärsitus, ootus, ärevus. Need on asjad, ma ei tea, mis moodi sina ootus ärevust maha võtad endal. Et nagu siukt asju ei saagi, nagu või on seda nagu vaja ära võtta või. Et ma nagu ei värise üle pea ja ei ole ärevuse hunnik ja ma ei suuda toimida siukest asju, ma vist ei ole. Või mida... Sa oled pahur lihtsalt. Aga kas pahur tähendab, et ma olen ärev või ma olen pahur millest? Ärevusest. Ja millest see siis on? Sellepärast, et praegu, ma võib-olla, jah, ongi, et praegu on siuke vaheetapp, et nagu tööd otseselt teha ei saa, aga saas last ka veel käes pole ja selline nagu tiksumine lihtsalt, et... Aga et kui sina oled pahur või ärev, siis... Mina olen rase. Kas ma pean ütlema sulle ka, et ära ole või? Ma olen rase. Sa oled psühholoogilis minema kähku? Ma käingi. Veel rohkem, sest et ei aita. Kolima sa mind tahad saata. Kolima sinna või? Et mina ei tea, mina ei arva, et mul, et see on normaalne, kui sa ei saa midagi teha ja käed on kinni seotud mingis mõttes. Et siis tulebki üritada olla hetkes. Selle peale ma ei olnud mõelnud. Ma olen alati mõelnud, mida siin olukorras tegema peaks, kui sa saad aru, et see justkui nagu on, sa ei saa midagi nagu teha. Pead lihtsalt ootama. Et mida siis nagu teha. Ja ma arvan, et see hetkes olemise mõte on tegelikult kõige õige mõte vist. Sest see on nagu mingi ainuke, mis sa teha saad. Proovis olla hetkes, ma ei tea, mediteeri või mõtle, kui ilus on elu või ma ei tea. Või reflekteeri või lihtsalt proovi olla hetkes. Sest see on ainuke asi, mida nagu siis sellel perioodil siin olla saab teha. Midagi muud nagu ei saa teha. Trenni ei saa teha nii palju sellisel kujul nagu tahaks. Sa ju mõtlesid mingit asja välja, et sa tiitiga käia? Ei no, seda ma saan teha, jah, aga see mõttes, et see on jällegi... See on ikkagi, see ei ole see sama asi. Et see ongi see, ma teen midagi, ma teen nii palju, kui ma saan teha, aga see ongi lihtsalt, see on, ma ei näe, et siin oleks midagi muud, kui lihtsalt see tuleb ära kannatada lihtsalt see periood. Vaesekene. Ei, siin ei ole midagi vaesekest. Et ma ei ole ohver siin olukorras kuidagi moodi. Kuigi mul tundub, nagu sa tahaksid, et ma oleksin või sa näed mind ohvrina või? Näed nagu ma oleksin ohver. Kas ma käitan nagu ohver? Kas sa käitud nagu ohver? Vahel. Näiteks siis, kui sa vaatasid mulle üks päev otsa ja ütlesid, et ma tahaks ka üks päev pesema minna. Ja siis ma ütlesin sulle, mine see jumal küll. Iga päev ma lähen itiga magama, mine käi 5 minutit duši all. Aga see tuli justkui, et nüüd sa hommikut enam ei saa, et sa oled ohver, et nüüd sa peab pesemata olema selle pärast. Ja seda sa ütlesid veel 2 korda, rõhutasid. Mis sa veel oled märganud siis? Ei, tegelikult ma ütlen, et ohver praegu, aga ma olen ikkagi mõelnud selle peale ka, et see on hästi, et ma arvan, et see on mingi levindasi ka, et tavaliselt tundub nagu, et see vanem, kes töötab, nagu ohverdab rohkem kui see vanem, kes on kodune. Ta on nagu justkui nagu
kõik, oi vaesukene, ikka näed, tema peab nii palju pingutama kogu aeg, et peab kogu aeg olemas olema ja et teised kõrvalt nagu näevad seda nagu hullu ohverdust, aga see inimene, kes seal kodus üritab hakkama saada, siis tema on nagu, see on nagu iseenesest mõistetav. Ehk siis sina tunned et lihtsalt tegelikult, et sina oled iseenesest mõistetav või? Sest kõik see muu, mida keegi arvab, millestki on täiesti ebaoluline. Ei, ma ei tunne, et ma oleks iseenesest mõistetav. Sest see, mida Toomas arvab, et naised ei peaks rased olema ja Tiina arvab, et naise koht on köögis. Ja kurat, küll ma ei olegi köögis. See on kellegi arvamus, mis vahet seal on, mis keegi arvab. Mis on oluline on see, kui sa tunned ennast iseenesest mõistetavana. See on oluline kindlasti. Midagi siukest ma sulle seal sõnumis ka vahepeal kirjutasin või midagi, ma ei pida päris sama. Näost nende sõnumitega me võiksime teha siukse asja, et neid sõnumid sa võid saata. Aga ma olen nõus neid töötama läbi koos siis niimoodi, et me vaatame üksteisele otsa ja räägime. No vaata, sageli ongi lihtsalt, miks ma olen valinud nende sõnumi saatmise tee, sest et siis sa ei hakka kohe küsima mingi 500 küsimust enne, kui ma saan oma mõtte lõpetada. Ja kõige parem ongi need saata, et siis kui mina saan korraks, sina lähed sinna tuppa, paditi magama ja ma saan midagi tulla teha oma asju, siis siin vajadusel on ju. Ja siis ma saan selle pika kirja ilusti siin. Ja aga millal me saame veel neid asju rääkida, kui me oleme kahekesti lapse ees? Siis kui paneme iti magama näiteks ja siis paneme sinna kaamera ja paneme selle, ütleme, mul hea vastus. Nii nagu sa ütlesid mulle selles osas, et kuidas ma saan olla leidlik selles osas, kuidas sind üllatada. Et kuidas need lili tuua hommiku ja varjata kõike seda selliselt. Ja kui sa küsiksid interneti käest, siis ma olen täiesti kindel, et kui sa küsiksid interneti käest, et kuidas antud olukorras oleks võimalik leida aega, et ma saaks omavahel rääkida, siis internet vastab sulle. Ja leiab sulle. Et ma usun, et sa oled niivõrd leidlik küll. Ma usun, et sa oled nii leidlik küll. Aga küll üks variant oleks jah, panna see kaamera sinna nii nagu me vanasti tegime, et paneme selle beebi monitori. See on ikkagi see sinu ajast, jah? Jah, aga siis me vähemalt räägime. Mitte ma ei räägi telefoniga, kus on sõnum kirjutatud mulle. Okei. Sest et mul tulebki need 500 küsimust, mida ma tahtsin kohe küsida. Ja, sest kohe vihaseks ju. Okei, et ma saan kohe vihaseks ju. Jah. Võt siuke suhe sul ongi. Siis ma nii kui sa avaldad oma asju, siis ma saan kohe vihaseks. Vaesukene. Jah. Ma olen lihtsalt rase. Ma olen emotsionaalne, hormoonid, mul on raske. Just. Ja sellepärast mina lihtsalt ootangi. Ja ei, aga ma võin sulle öelda, et pärast sünnitust hormoonid taastuvad mingi pool aastat. Ma tean. Ma olen näinud. Juba ühe korra seda kõike. Ja kuna see oli niivõrd raskesti talutab, siis ma tegin seda luvelapse. et nagu läheks ära. Sellepärast tegingi. Ma ei saa, mind täiega häirib, sul on mingi punane asi hulle vahel. See on vaarikatükk. No vaat siis. Aga nüüd sa tead siis, et miks sa teist kord rase oled, et vaata, et sa nüüd seekord siis kuidagi paremini käitud, sest muidu mul jäi vist midagi muud üle. Fuck you, kui ma pean 3. lapsega tegema. Et meil oleks sellest võimalik olla sinu hormoonidega. Aga nüüd peale seda nagu väljaütlemist, siis inimesed ilmselt mõistavad paremini, kui sa järgneva mingi 3-4 aasta jooksul hästi ärev oled või närviline. Mis mõttes? No, sest ilmselgelt sul ei ole see lapse tegemine õnnestunud. Tõsi. Sest et mitte midagi ei ole sinna suunas liikunud. Et kui sa niimoodi ähvardad. True. Nii et. No siis peab meeldima. Tuleb siis tšölipaat. Munga elu, ega see on ka elu, mida harrastatakse. Ja ka sealt on võimalik midagi õppida elu kohta. Tavaliselt tead, kuhu sellised suhted jõuavad? Ei tea. No. Rentslisse või? Küsi. Kuhu äpilt? Nii, doktor Eneli. Kuhu siuksed suhted jõuavad?
no ikka kuhugi mujale, kui siia korterisse. Eks lahku või? Või mida sa räägid nüüd? Ma ei saa midagi aru. Kuhu Kuhu nad jõuavad? Mõtlesin, sul on mingisugune tabav sõna. Rentslisse. Suht, ma arvan, et see on. Ja lapsed elavad prügikastides. Ja ma ei usu, et nii hull on, aga. Ka Rentslis. aga midagi head sealt. Kas me nagu võtame siis Rentslisse ja sinna päeva telgi lihtsalt ja siis hakkame seal oma suhet ehitama? Mul on niisugune kahtlane tunne, et lihtsalt see, et meil on eraldi telgid siis juba. Aga olen mõlemad Rentslis. Ma ei tea, kus sina oled, mina Rentslis ei ole. Ühes nagu regioonis. Ühe nagu siuke kahe maja vahel. Mul ei ole õrna aimugi kuidas, aga ilmselt kuidagi nagu distantsilt. No särge. Võt. Rentslis näeme siis. Ei, no ma loodan, me jõua ikka sinna. No ma arvan ka, et ei jõua, aga kui, siis ega see mitu tõrki ühe prügikasti kõrval, see võib ka olla omamoodi seiklus. Jep. Aga siis palju õnne. Palju õnne. Selline, see on romantika küll. Mis asi? Saame lapse. Järjekordse. See on kõige, mis saaks olla veel suurem armastuse märk kui laps. Eluõis. Kui kellegil on nagu aega ja viitsimist ja tahtmist mentordada Rema selles osas, mida tähendab suhe ja romantika, siis palun võtke temaga ühendust. Kui mõni suhteterapeut või keegi kuulas seda ja tal on midagi öelda, siis palun. No mina arvan, et Rentslis võiks väga romantiline olla. Sest et seal saan näidata palju rohkem aega sinu peale, kuidas ma selle mõtlen. Et aadress app.com.eu Sinna pange kirja. Küsige sealt nõu. Ma lähen küsin ise ka. Et me nii pikalt rääkisime, siis ikka ütled sükast asja siis. No ikka, mis siis muud üle jääb? Ülimromantika. Ma pean lihtsalt küsima, me siin romantika ChatGPT käest ja siis hakkame romantiliseks. Kõik on treenitav. Ma arvan, et romantiline olemine on oskus. See on treenitav. Ja kui ei ole, siis on persse, sest tuleb välja. Jah, kuidas sa siis kokku võtaksid? Ma võtsin juba kokku, et üks olulisemaid kuid minu elus. Jah. Väike ilmaime tuleb. Loodame, et kõik läheb hästi. Ja leiame väärilise nime sulle, väike inimene. Leiame. Ja siis, kui sa kunagi seda vaatad, et siis et sa seal kõhus ilusti vastu pidasid kõik need emotsioonid ja asjad, mis siin on läbi käinud. Et näed, lõppe ja kõik ja ikka. Ja et me tegime kõik endast oleneva, et sa saaksid tulla loomulikul teel, aga näed, ei õnnestunud. Võt. Aga midagi siis. Davai. Jah. Aitäh sulle. Tegelikult mulle öeldis, minu arust oli väga tore. Okei, tšau. Aga nüüd ma saan teada, kuidas päriselt oli. Davai, tšau.